Kaunist keskhommikut, head kuulajad ja head vaatajad. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Raats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Mehed, mis me siis täna räägime? No, ma ei tea, sa käisid reisul. Et äkki sa räägid oma muljetes, et külastasid Iisraeli, erinevaid kohti. Mis see eesmärk oli? See vastab tõele. Ma külastasin Kristliku Meedia Summitit ja see oli Iisraeli valitsuse korraldatud üritus, kestis 5 päeva, nii et päris selline intensiivne. Aga emotsioonid olid tõesti tegelikult kohati päris teravad. Ma käisin ka Nova festivali toimumiskohas ja nendes kibutsides, mis seal hävisid selle 7. oktoobri rünnaku ajal. Ja kui ma pean ütlema, et terves riigis on praegu väga rahulik, et kui ma 3 aastat tagasi käisin enne sõda, siis võib-olla oli isegi nagu ärevam, väga rahulik, turvaline, kõik on selline, ma ei ütle, et nagu tavaline, aga õhk on kuidagi puhtam. Aga meile on võib-olla oluline küsimus see, et on päris raske on elada ikkagi sellises kohas, kus ümberringi on sadu miljonid, mitusada miljonit inimest, kes tegelikult on sinu riigi suhtes vaenulikud ja ei tahaks, et su riik eksisteeriks. Ja sind on ainult 10. Ja see on mõnes mõttes uskumatu, et see riik püsib. Et ta on püsinud ja ma arvan, et Eestil on siit õppida sama. Ja Eesti on ju, teie seal Riigikogus olete otsustanud korduvalt osta Iisraelilt erinevalt relvi. Võib-olla nendest on meile kasu. Aga ma saan aru, et meil Iisraeliga on suhted aina paremaks lähevadki, ja juba eile oli see päev, kui Iisrael avas oma saatkonna Eestis. Täpselt nii ja mul on päris huvitav mõelda seda, et kuigi tõenäoliselt Iisrael on üks enam polariseerivaid riike maailmas, siis lihtsalt meeletu tähelepanu all kogu aeg ja samas on tal väga palju liitlasi. Kaasa arvatud tegelikult Eesti ja ma arvan, et nende mõtteviis on paljudes konfliktides olnud tegelikult õige. Või Mihhail, kuidas sulle tundub? Huvitav, et sa ütlesid, et teki selline tunne, et riigis on päris rahulik õhkkond. Tegelikult me teame, et Iisraelis kasvavad sisepinged, kasvab negatiivne suhtumine valitsuse suunas, ehk siis tegelikult selle õhkkond ei ole väga rahulik. Ja täna ma arvan, loomulikult Iisraeli suurem probleem on see, mis toimub ümber riiki, aga kasvavad ka sisevastuolud ühiskonnas. Ja päris raske on öelda, millega see võib lõppeda, aga me teame Iisraeli ajaloost, kaasaegsest ajaloost, et Iisraelis inimesed on suhteliselt karmid enda juhtide ja endiste juhtide suhtes. Ehk siis me ei tea, mis saab olema Netanyahu saatus tulevikus. See vastab tõele, Iisraeli parlamendis on natukene rohkem kohti kui Eesti parlamendis, seal on 120 kohta. Ja ma ei tea, kas te oskate pakkuda, mitu parteid sellesse parlamenti mahub? Ma ei tea. 8 pluss või? Itaalias on kindlasti rohkem. Võib-olla 13 parteid ja see, mis sa viitasid, Mihhail, nendele vastuoludele loomulikult, et Netanyahu käib iga nädal vist 3 korda kohtus, kujutad ette, peaminister käib kohtus, annab aru, et mis seal ikkagi täpselt toimus, kus ja mis. Ja selles mõttes see on tõesti väga, väga, väga keeruline. Aga mina pigem tahtsin viidata sellele, mida sa tajud, kui sa jalutad Jeruusalemma tänavatel, vanalinnas. Ma käisin ka öösel või hilisõhtul, ütleme niimoodi kuskil 10-11 ajal
vanalinnas, kus kõik need suveniiripoed olid küll kinni pandud, et selline imelik tunne oli, et nagu seal kedagi ei olegi. Noh, kuigi ma tean, et seal inimesed elavad, mõned ortodoksed juudid ja nii edasi, aga noh, ega me ei tea ka tegelikult, mis siin Eesti poliitikas tegelikult toimuda võib, sest noh, Eesti poliitikas minu arust juhtub ka vahest seda, et inimesed satuvad kohtu alla, neid on juhtumeid on mitmeid, mõistetakse süüdi, mõned pannakse ka vangi, et noh, tegelikult see selline poliitika tegemine, see on ikkagi üks väga riskantne asi. Või kuidas teile tundub? No, vaata, Iisraeli ajalugu on mõnes mõttes ühe tsivilisatsiooni ajalugu ja see on kestnud tuhandeid aastaid ja toonud maailmale ka maailma religioonid. Ja Jeruusalemmas, nagu sa tead, on väga erinevate kultuuride ja religioonide vaim. Ja võib-olla, ja see on nii õnnistus kui ka tragöödia Iisraeli puhul, sest see on nii kultuuri baas kui ka alus konfliktidele, mis kestavad juba sajandeid. Ja ma arvan, need vastuolud tegelikult ei ole võimalik lahendada. Et need on tsivilisatsiooni vastuolud, kultuuri vastuolud, religiooni vastuolud, et noh, kahjuks maailma ajalugu näitab, et lahendada ei ole praktiliselt võimalik. Ma olen sinuga 100% nõus ja ma ütleks, et tegelikult sellised keskpärased poliitikud tahavad kogu aeg näidata, et nemad tulevad ja lahendavad ära selle kriisi, aga noh, kui me tuleme korra Ameerika Ühendriikide tänase presidendi legendaarse lubaduse juurde, et ta lõpetab sõja 24 tunniga, siis minu arust on läinud juba natukene rohkem aega mööda kui 24 tundi, sõda kestab edasi ja lahendus tegelikult ei ole ja mõnede vastuolude puhul ongi see, et noh, võib-olla aeg mõned haavad ravib, aga ei olegi võimalik kokku võtta. No ja vaata, Trumpi puhul ongi see, et võib-olla peab tunnistama, et seda väljaütlemise juures võis olla hästi palju sellist poliittehnoloogilist, mis on iseenesest okei, nagu kui kasutada siis inglise keelt, aga kui ei ole sellist ajaloolist mälu ja ei oska tuua nagu nii-öelda paralleelle minevikust ja aru saada, et mis siis tegelikult ühes või teises riigis on juhtunud vahepeal ja mis on need nii-öelda olnud need algetapid, miks see kõik nii juhtus, no siis on nagu palju keerulisem selle uue presidendiga, Trumpiga ma mõtlen. Tead, selline üldfilosoofiline mõte, et poliitikud ju retooriliselt tahavad konflikte lahendada ja tuua rahu. Aga tegelikult konflikt on poliitikute ressurss. Ja sõltumata sellest, kas on rahuaeg või see on sõda, et konflikt on poliitikute ja poliitika ressurss. Ja siin on sisse kodeeritud see vastuolu, et tegelikult just poliitikud toovad konflikte. Ja ükskõik, mida nad räägivad, mida nad lubavad konfliktide abil, tuleb inimeste toetus, suurem toetus ja konfliktide abil saab suunata tähelepanu muudele probleemidele. Kui sa siseprobleemidega tegeleda ei oska, kui sa inimestele ei oska pakkuda päris lahendusi majanduses, demograafias, siis sa suunad tähelepanu konfliktidele või lood konflikte. Ja noh, Ameerika president lubas lahendada erinevaid konflikte, aga tegelikult tõi juurde. Et noh, täna Ameerika sõdib kaluritega, nagu me teame.
ehk siis laseb õhku kalurite paadid, noh, ja seda õigustatakse sellega, et käib sõda uimastite vastu, mida nagu tuuakse Ameerikasse. Ja ma arvan, et see on kindlasti tähelepanu nagu suunamine. Üks läbikukkumine toob väga tihti ka teisi nagu probleeme. Aga piisab mul ainult korraks kodust ära käia, kui te olete juba Tallinnas hakanud, noh, ma ei tea, taas valitsema või mitte, aga vähemalt koalitsiooni poole liikuma. Kuule, ütle palun, et sa Iisraelist hakkasid rääkima, et kas vastab tõele, et Iisraelis kavatsetakse taastada surmanuhtlust? Et seda teemat ma tegelikult ei ole märganud õhus, et ma ei ole märganud, ei olnud jutuks, vaatamata sellele, et ma kuskil lugesin, et juba on esimene lugemine tegelikult sel teemal leidnud nagu toetust, et tegelikult Iisrael selles suunas liigub. No Ameerika Ühendriikides ma tean kindlasti, et seal ju taastati ka surmanuhtlus vahepeal. No seal on erinevates osariikides erinevad moodi. Just, aga noh, täideviimine on üks asi, aga surmanuhtluse puhul on vist suur küsimus tegelikult selles, et selleks, et ühiskonda noh, kuidagigi ohjes hoida, selle karistuse olemasolu juba, selle võimalus aitab tegelikult teatud inimesi korrale kutsuda. Ehk siis sa pooldad seda? Ei, ma ei poolda, ega ma ei ole vastane, ma ei ole seda põhjalikult analüüsinud. Ma olen lugenud selle kohta päris palju. Ma näen ka seda, et on sellist jõhkrust, tõendatud jõhkrust, mille puhul inimest vabadusse lasta mitte mingil juhul ei ole võimalik. No võtame kas või selle Norra... Ja majanduslik plaanis ülalpidamine ei ole mõistlik. Ja võtame kas või näiteks selle Norra Breiviku juhtumi. Ma ei mäleta, palju see surma sai, 70 pluss noort inimest ja noh, ta siiamaani arvab, et see oli väga mõistlik tegu, aga kui sellised inimesed omavad igavese eluõigust maa peal, siis on väga suur küsimus, et kas homme ei või midagi sarnast juhtuda. See on tegelikult see juriidiline debatt. See on selle nagu fundamentaalne küsimus ja ma ei hakka vastama sellele isegi, ma ei oska vastata sellele kohe niimoodi lambist, et ei või jaa, aga ma näen, et surmanuhtluse olemasolul seadustes on tegelikult ühiskonda vähemalt mõnevõrra stabiliseeriv mõju nendes riikides, kus see praegu kehtib ja üks nendest on USA. No ma pean tunnistama, et ma seda muidugi ei usu, sealhulgas ka Ameerikas, et see ei ole stabiliseeriv. No juristi pilguga vaadates on, et selles mõttes vastasel korral ei peaks kedagi vangi panema, sest tegelikult ega siis enamus nendest on ju retsidiivsed. Ja, aga kristlasena, kuidas sa seda käsitled? Tead, mida ma tahtsin öelda, et mitte pikalt teemat arutada, et noh, me rääkisime sellest, et Iisrael on ajalooline riik pika tsivilisatsiooni ajalooga ja siis nagu inimesed on liikunud, meie tahame uskuda sajandite jooksul humaansuse suunas. Ja asi ei ole ju selles, kui jõhker on kuritegu ja kas selle eest surmanuhtlus on adekvaatne või mitte. Asi on selles, et kui tapmine on iseenesest suur kuritegu, siis minu arvates ühiskond ja riik ei saa endale lubada teha sama. Et see on signaal ühiskonnale. Ja nüüd me näeme, et kuidas tsivilisatsioon liikus selles suunas, et see arusaam tekiks ja nüüd üks ajalooline riik loobub sellest nagu arusaamast. Ajalooline riik, väga religioosne riik ja siis see suund on nüüd nagu teine. Võib-olla just see, mida sina rääkisid. No kui ma korraks tooks ühe Vana Testamendi ja Uue Testamendi võrdluse, et kui Vana Testamendi ajal oli see nii-öelda silm silma, hammas hamba vastu loogika, siis Uues Testamendis
Jeesus ütles, et kui keegi lööb sind vastu ühte põske, keera ette teine, ja kusjuures teoloogid ütlevad, et seal ei peeta isegi löömist silmas, vaid seal peetakse solvamist. Et kui keegi sind juba solvab, siis ära sellega vasta ja noh. Sest sellega sa suurendad kurjust. Et selle mõte ei ole selles, et mitte mingil juhul sa ei saa ennast kaitsta, vaid kurjaga vastamine suurendab kurjuse mõju ja mahtu maailmas. See on selle mõte. Absoluutselt ja võib-olla viimane mõte veel siia lisada, et tegelikult inimene ei peakski kellegile kunagi kätte maksma, sest kui keegi läheb Jumala kaitse alt välja, siis sa korjad tuliseid süsi tema pealaele ainult sellega, et sa oma vaenlast armastad. Nii et tegelikult ütleme kõiges selles, mis Uus Testament käsitleb, surmanuhtlust õigustada on sisuliselt võimatu, aga loomulikult riigid on erinevad ja juutide mentaalsuses tegelikult kättemaks on sisse programmeeritud, me seda teame ka. No võib-olla. Kuulge, täna pidi meil tulema selline lõbus kärge saade. Täna tuli väga raske saade. Sisse väga raskes teemat. Ma rohkem ei küsi, et kuule, kui sa käisid Iisraelis reisil, siis... Lauri, nüüd me anname sulle võimaluse pool saadet rääkida nüüd, kuidas sa Tallinnas koalitsioonilepingu ja mina ja Mihhail vaikime, nii et hakka pihta, räägi, mis asja sa seal Tallinnas teed, miks Isamaa, miks Keskerakond on sellele kokkuleppele lähedal ja mis see toimub? Jaa, et selles mõttes, et toimuvad läbirääkimised, siiamaani on läinud üpski sellises heas meeleolus, küllaltki ütleme niimoodi positiivses suunas, konstruktiivselt. Me oleme läbinud teatud teemad, mille osas me oleme ka juba kokkulepet sõlminud. Need on siis transport ja kommunaalne keskkond. Me võime nendest teemadest nagu ka pikemalt rääkida, et mis siis täpselt Tallinnas toimuma hakkab, aga kui nii-öelda ka edasi vaadata, siis loomulikult me käime kõik teemad läbi, mis on Tallinnastele väga olulised. Ma loodan, et me kuskil järgmise nädala lõpupoole saame ka kogu selle asja nagu purki panna, kui kõik läheb hästi ja kui tõesti kõik pooled on sellega nõus ja tavaliselt niimoodi see asi ju käib, et kui leitakse ühisosa, siis kokkulepe tuleb ja kui ühisosa ei leia, siis püütakse uuesti arutada ja nii edasi ja ennast selle läbirääkimiste väljund on ju kaks võimalust. Kas lepitakse kokku või ei lepita. Aga meie ikkagi suundume sinna, et lepitakse kokku. Ja kogu selle protsessi juures, mis me oleme märkanud, on välisjõud tegutsevad ja välisjõud on need siis jõud, kes laua taga ei istu. Ehk siis teised poliitilised jõud. Kes on laual? Kes on laual, et kes on püüdnud erinevad poliittehnoloogiliste võtetega kuidagi mõjutada koalitsiooni läbirääkimisi ja ka osade poliitikute väljaütlemised on, ma arvan, väga palju Eesti inimesi pannud mõtlema, et näiteks ka peaministri väljaütlemised või käitumised, et kas ta ikkagi kannab välja peaministri tiitlit. Et see on ju meeleheitlikud sellised väljaütlemised, võtted, mida ta kasutab. Ja minu arust kogu selle asja juures, mis on väga oluline, ma arvan, et praegune peaminister ei saa üldse aru. Et kui sa ei käitu peaministri väärikalt ja kohaselt ja kui sul tekib tõesti riigis mingisugune kriis, kus sa pead ju tegelikult selle vedaja rolli võtma, sa pead kindlasti inimestele ütlema selle sõnumi, mis teatud hetkel on vajalik. Kui tõsiselt seda ikkagi võetakse, mis sealt tuleb telekast või raadiost. Ja minu arust, seda meie praegune peaminister sellest ei saa aru ja kuna ta sellest aru ei saa, siis ta tegelikult lubab endale nii mõndagi, mida üks korralik ühe demokraatliku riigi peaminister ei tohiks lubada. Ja seda poolt ei ole veel keegi käsitlenud suuresti.
aga see on meie jaoks tegelikult probleem kogu riigile. No Lauri, aga uus Reformierakonna peasekretär ütles, et Kristen Michal jätkab ja viib erakonna võidukalt valimistele. Ma arvan, et valimiskampaania on lihtsalt tegelikult alanud juba, kuigi vahepeal me peame ka presidenti valima või teie peate. Aga vaata, kui see asi käibki kõik nii-öelda uue kampaania raames, ehk siis jällegi poliittehnoloogiliselt, et kohalikud valimised on läbi, vaheetapis on presidendivalimised, aga tegelikult eesmärk on ju 27. aasta märtsi Riigikogu valimised. Ja kui ta kasutab neid võtteid selleks, et saada rohkem valijaid 27. aasta märtsis, siis see on tegelikult väga vale lähenemine. Ja ma arvan, see sama uus peasekretär võiks talle anda tunduvalt paremat mõtteid, kuidas tegelikult kõnetada valijaid, mida tegelikult valijatel on praegu vaja, ehk siis mida tegelikult on vaja Eesti inimestele. See on igapäevane julgeolekukindlus, see on toimetulekuprobleemide lahendamine, ehk siis neid küsimusi, mida tuleb igapäevaselt lahendada ja mida me oleme pidevalt ju nõudnud ikka omalt poolt lahendusi välja pakkunud, need on jäänud tagaplaanile ja siis toimub puhtalt poliittehnoloogiline lähenemine, mis tegelikult devalveerib peaministri staatust. See on nagu probleem. Aga tuleme ikkagi siia Tallinnasse tagasi, sealt kõrgelt Toompealt ja mis siis on need võtmeteemad, milles on juba arutelud tehtud, et ma saan aru, et Liivala ja trammi ei tule, lumi saab koristatud, no kas midagi veel? No, kas lumi saab koristatud, seda me talvel näeme. Ma arvan, et juba praegu, kui Lauri Kass ei valeta ja meid ootab karm nagu talv, siis koos sellega tulevad ka probleemid. Et pole midagi teha, aga me peame tunnistama, et praegune linnavalitsus on süsteemi lammutanud, püüdnud mingit uut süsteemi üles ehitada, seda nad ei jõudnud teha, aga talv on juba tulnud. Talv jälle tuleb vaatamata linnavalitsuse pingutustele. Ja seega ma arvan, et juba praegu me võime öelda, et meid ootavad probleemid, aga siin ei ole mõtet juba väga palju arutada, siin tuleb teha kõik selleks, et neid probleeme nagu lahendada, ehk siis meid ootab raske talv, kui tuleb uus linnavalitsus või jääb sama linnavalitsus, vahet ei ole, see talv saab olema päris probleemne. Et veel üks kord, et süsteem on lammutatud, uus ei ole üles ehitatud, see tähendab, et saab olema raske. Mis puudutab transpordi küsimusi, siis jah, sul on õigus, et tegelikult Liivala ja trammi küsimus oli ja on oluline eelkõige sellepärast, et praegune linnavalitsus oli valmis investeerida miljoneid selleks, et luua tervele linnale suuri liikluse probleeme. Ja need probleemid oleksid ka pikemas perspektiivis sisse kodeeritud aastateks ja aastateks. Ehk siis suure raha eest minimaalne, tegelikult olematu siis kasu, aga samas tuleksid probleemid, mida oleks vaja nagu lahendada liikluses, linnaruumis, ja selline lähenemine ei ole muidugi vastutustundlik, mida meile pakkus praegune linnavalitsus. Teemasid on palju, ma arvan, et meie eesmärk on, et tuleks tagasi kompetentne linna juhtimine ja see ei tähenda ainult suuri projekte, see tähendab tegelikult igapäevase elu korraldamist, et ma arvan, et siin inimesed on näinud väga palju probleeme, et see, mida me kordame iga kord, et muru peab olema niidetud, mänguspordiväljakud peavad olema korras, linn peab olema puhas, et tegelikult see oli normaalsus alati, viimasel ajal kahjuks see nii ei ole. Aga mis on võib-olla täna isegi kõige tähtsam, on ikkagi
toimetuleku küsimused, et me saame aru, et ja see oli alati meie, võib öelda ideoloogia, et Tallinn peab tulema appi inimestele raskel ajal ja praegu on see aeg raske ja see on see, mida hakkame me praegu arutama ja juba tasapisi arutame, et sotsiaalvaldkond, kuidas omavalitsus, suurem omavalitsus Eestis saab olla enda inimestele toeks ja abiks. Miks see teema on aktuaalne? Sest viimane statistika näitab, et kasvab Eestis absoluutne vaesus. Et tegelikult 1/4 Eesti inimestest, see tähendab umbes 300 000 inimest elavad vaesuses. See on see probleem, millega võiks tegeleda lugupeetud peaminister, mitte sellega, et iga õhtu postitada enda mõtteid Tallinna koalitsiooni suhtes. Ja vaesusest me oleme rääkinud palju, aga ma kordan veel üks kord, et see ei ole hetkprobleem. See on probleem, mis toob suurimaid probleeme tulevikus. Ja üks nendest on muidugi demograafia. Et kui täna inimestel ei ole kindlust, et nad saavad perega hakkama, siis lapsi ei tule ka. Ja me seda näeme, et meil vaesus kasvab ja demograafiline kriis süveneb, eriti viimased 2 aastat. Ja võib-olla veel üks tähelepanek, et suhtelise vaesuse kasv on täna eelkõige üksikvanemate seas. Ja see on ka väga ohtlik signaal, mida ühiskond saab. Ja sellest tekib nõiaring. Täna, kuna praeguse valitsuse tõttu meil majandus langeb, vaesus kasvab, inimesed ei julge lapsi sünnitada, aga tulevikus see tähendab seda, et meil ei ole majanduse peamist ressurssi, ehk siis inimesi, kes on nii tarbijad kui ka maksumaksjad. Ehk siis see on suurem probleem majandusele, mida me kodeerime sisse tuleviku perspektiivis. Lauri, mis sa oled ette võtnud, et Riigikogus, et seda vaesust Eesti ühiskonnas vähendada, et ma küsiks konkreetsemalt, et kui kaugel on toiduainete käibemaksu vähendamine? Teate, vaata, ma lisan korraks ennem seda vastust veel juurde Mihhaili jutule, et ta unustas mainida, et tegelikult, et vaesus noorte seas on kasvanud drastiliselt. Et see ongi see, et kindlus ja sünnitamiskindlus ja järjepidevus ja demograafiline kriis on kõik nagu seotud sellega, on ju. Ja lisaks me näeme selgelt statistikast, et ka noorte seas on ka tööpuudus kõige suurem. Et kui meil on seal keskmine, Eestis on 7,5 ja natuke üles või alla kogu aeg liigub, siis noorte seas on see 24%. Ja nende küsimustega nagu praegune valitsus nagu üldse ei tegele. Ja siis kogu aeg konstateeritakse fakti, et meie sündimus väheneb ja mis me siis teeme ja miks see kõik nii on. Et tegelikult arvud ju näitavad, et see on toimunud juba mõnda aega ja tegelikult selle asemel, et lihtsalt konstateerida, tuleks meetmeid rakendada, aga meetmeid rakendada praegu siis valitsus ei soovi. Vaatame sellele, et me oleme sellele kogu aeg ka tähelepanu pööranud. Kui me räägime meetmetest, siis tegelikult me räägime sellest, et me tuleks üle vaadata kogu maksusüsteem. See on ebaõiglane. See otseselt nii-öelda tekitabki neid näitajaid, mis statistika ju ka selgelt meile esile toob ja miskipärast nagu sellest sinna nagu ei minda ja siis tuletas meelde väga hea jutumärkides finantsministri väljaütlemisi, et tegelikult meil on kõige efektiivsem maksusüsteem, mis siis, et see tekitab vaesust nii noorte seas kui ka noorperede seas ja üksikemade seas ja rääkimata pensionäridest. Nüüd, mis puudutab seda ühte leevendusmeedet, mida on Keskerakond ka mitu korda, vist 4 korda esitanud seaduseelnõud, see on siis toiduainete käibemaksu langetamine, mis on järjepidevalt maha hääletatud ka sotside poolt,
nüüd siis arutati tõesti Riigikogus petitsiooni toiduainete langetamise osas, sinna ju see petitsioon kogus peaaegu 100 000 allkirja ja ühes saates me ju rääkisime sellest ja ma isegi prognoosisin ette, et mis hakkab juhtuma, et kui see petitsioon tuleb Riigikokku. No esimene asi, mis ma ütlesin, et seda petitsiooni kindlasti hakata arutama enne kohalikke valimisi. Nii juhtuski. Järgmine prognoos oli mul, et see läheb mingi hetk komisjoni ja tõenäoliselt komisjonil, ükskõik mis põhjusel, aga nad ei julge seda petitsiooni saata Riigikogu saali. Mis siis sellel komisjonil sel nädal arutati? Vaadati petitsioonile peale, konstateeriti fakti ja öeldi, et võeti otsus vastu, et me seda petitsiooni hakkame arutama järgmise aasta märtsikuus. Mis tähendab seda, et see on jällegi venitamistaktika, see petitsioon ei tule Riigikokku saali ja see tähendab seda, et praegusel valitsusel, praegusel koalitsioonil, millel tegelikult puudub rahvatoetus. Praegu on uued reitingud alles välja tulnud, kogu toetus vist 2 erakonna peal oli umbes 11%. Et neil annab valitseda küll sellega. No tuleb välja, et annab, aga kvaliteet kannatab, nagu me oleme aru saanud. Ja see sama 11% ühiskonnas, kes veel nüüd toetavad, järelikult nad toetavad ka seda, et see, mis puudutab seda petitsiooni menetlust, täpselt sellisel viisil arglikult peidetakse see komisjonidesse ära, peidetakse see aruteludesse ära ja niimoodi see jääbki. Ja kui me teeme nüüd järelduse sellest, et mis see siis tähendab? See tähendab seda, et vaatamata sellele, kas petitsioonile võetakse 100 000 allkirja, 200 000 allkirja, vähem, rohkem, siis rahvahäälega ei arvestata ja praegune valitsus kannabki seda mustrit. Nii, Mihhail, kiire repliik. Ütleme, kui Keskerakond nüüd tuleb võimule aastal 2027, kas siis toiduainete käibemaks langeb? Oleks ikkagi praeguse valitsuse suhtes ebaõiglane öelda, et nad ei tegele maksusüsteemiga või ei soovi makset alandada. Toiduainete käibemaksu alandamine ei ole prioriteet, aga praegu Riigikogus käib arutelu, et alandada kaugkasiinode käibemaksu. Ja loogika... Kas see parandab Eesti inimeste elukvaliteet? Jaa, muidugi. Muidugi, et prioriteet ei ole ju toit, prioriteet on ju kasiino. Ja kõige küünilisem on see, et sellega püütakse tuua meile siia rohkem siis rahvusvahelisi ettevõtteid, kes tegelevad siis kasiinoäriga. Et väidetavalt tänu sellele kasvab ka riigi tulu. Iseenesest see muidugi on rumal, mida tehakse, aga mis on see signaal, mida ühiskonnale antakse? No see on see, et Eestis saab mängupõrgu. Ja mitte ainult. Toiduainete... Võõrvangide hoidmise... Vangid, kasiinod, selles riigis ma ei tahaks elada. Ja, et siin on nagu 2 signaali, et esiteks kallid inimesed, et toiduainete käibemaksu alandamine ei ole mõistlik, vaatamata sellele, et meil vaesus kasvab ja vaatamata sellele, et meil on ka sel suvel olnud põllumajanduse kriis. Ja teine signaal on, et valitsus leidis, kuidas luua uut narratiivi ja arengu suunda. Et me ju alati räägime sellest, et me peame leidma, mis on see meie ekspordipotentsiaal. Et ainult tänu ekspordile kasvab väikse riigi majandusse ja palun, see lahendus on olemas, et Eestist peab saama kasiino ja vangla rahvusvaheline keskus. No ma arvan, et nüüd konkurendid tahaksid kindlasti välja lõigata selle mõtte, mida sa praegu ütlesid ja väita, et seda sa täpselt mõtled, see ei vasta tõele, ma igaks juks ütlen, aga Lauri järgnevad mõtted tulevad juba täpselt nädala pärast, kahjuks või õnneks. Suur tänu, head kuulajad ja head vaatajad YouTube'is, täna oli stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Raats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Kaunist keskkommentaari.